Ja tere päevast, mina olen siis Kristi Vahur ja ma tutvustan teile lõputööd, mille tegi siis Egle Sillutta 2019. aastal. Ta on siis füsioteraapia õppekava vilistlane ja teemaks oli Eesti mängutubade puhtus ja ohutus lastevanemate hinnangul. Ja miks me selle teema Eglega valisime, oli seetõttu, et mängutoad on väga populaarsed meelelahutuse kohad, kus siis lapsed käivad kas lihtsalt mängimas või käiakse ka siis sünnipäevasid pidamas, et kui kunagi siin võib-olla 20 rohkem aastat tagasi sünnipäevasid sai pidada peamiselt koduses keskkonnas, siis nüüd vanemad on leidnud sellise parema lahenduse, et kodu jääks puhtaks ja kuluks ka vähem võib-olla närvikulu, siis minnakse mängutubadesse neid sünnipäevi pidama. Mis nüüd aga mängutubade puhul on probleem, kui võiks öelda, et see on probleem, on see, et seadusandlik pool puudub. Ehk meil puuduvad määrused, mis reguleeriks tervisekaitselisi nõudeid mängutubades ja samas seal käivad lapsed. Seal käivad lapsed, käivad päris regulaarselt ja kuna ei ole määrusest tulenevaid nõudeid, reegleid, siis ei ole ka nagu järelevalvet selles osas, et kui me vaatame, siis Terviseamet käib mängutubasid külastamas või kontrollimas ainult sellisel juhul, kui tuleb vastav kaebus, et muidu siis mängutubadele nagu ekstra tähelepanu ei pöörata. Ja samas mängutubades võib olla korraga väga palju lapsi, aga kui palju, siis ka selles osas väga nagu reegleid ette ei ole antud, ehk kuna on tegemist ka sellise raha teenimise kohaga, eks see kellegi jaoks ju tuluallikas, siis võib seal korraga ikkagi viibida väga suur hulk lapsi ja nüüd on see küsimus, et kuivõrd ohutu ja puhas on siis see mängutuba, kus siis meie järeltulev põlvkond ka siis käib ja sellest tulenevalt me püstitasime siis eesmärgi ja eesmärgiks oligi siis selgitada Eesti mängutubade hügieenitingimusi ja ohutust lastevanemate hinnangul, et me alustasime just selle hinnangu andmist puudutavast uuringust seetõttu, et kõigepealt kaardistada, kuidas lapsevanemad ise hindavad, et siis järgmises etapis liikuda edasi ja reaalselt siis ise läbi vaatluse ja proovide võtmise siis hinnata mängutubade ohutust ja hügieenitingimusi, aga see on alles selline tulevikuplaan, mis loodetavasti järgnevatel aastatel, kui koroona vaibub, saab siis lõpuks ka teoks. Aga iseenesest, kui vaadata kirjandust, siis selle valdkonnaalast kirjandus on tegelikult suhteliselt vähe, et rohkem on kirjandus keskendunud pigem lasteaedadele ja mängunurkadele, mis on kuskil haiglates ja sealt siis on küll selgunud see, et puhastamisel on suur mõju viirushaiguste tõkestamisel, et kui ikkagi neid mängualasid ja mänguasju regulaarselt puhastatakse nõuete kohaselt, et siis see vähendab viirushaigustesse haigestumist, aga nüüd ongi see teema, et kui ei ole neid nõudeid, et mille alusel siis see puhastamine ja ohutuse tagamine reaalselt käib. Ja eesmärgist lähtuvalt on siis erinevad ülesanded, mis me ka püstitasime, ehk üks, mida me vaatasime, oli seotud just ka mängutubade sisekorra eeskirjadega, et kas need on olemas ja kas siis neid tutvustatakse klientidele ja kas siis nendest ka kinni peetakse. Samamoodi, et kui mängutoas olevad lapsed satuvad ohuolukorda või esinevad neid erinevad muud probleemsituatsioonid, et kas siis ka töötaja sekkub sinna sellesse olukorda ja hakkab seda lahendama ning millised on siis üldse hügieenitingimused mängutubades lastevanemate hinnangul ja kui palju siis lapsevanemad seostavad oma lapsel tekkinud terviseprobleeme ja traumasid seoses mängutubade külastamisega. Et need olid need ülesanded, mis me siis püstitasime. Ülesannete saavutamiseks siis meil oli tegemist ankeetküsitlusega ja uuritavateks olid siis lapsevanemad, Eestis elavad lapsevanemad, kelle lapsed või laps siis külastavad mängutubasid ja anketeerimine viidi ajavahemikus läbi siis veebruari lõpp kuni märtsi lõpp 2019 ja ankeet koostati Google Doc keskkonnas ja edasi siis andmed kanti Microsoft Office Excelisse esialgseks kodeerimiseks ja sealt edasi juba SPSS programmi
versiooni 26 ja siin statistilisel analüüsil kasutati siis Krameri V-testi. Ja vastas meile 169 lapsevanemat, kelle vanus jäi vahemikku siis 17–53 eluaastat. Nendel 169 lapsevanemal oli kokku siis 284 last, keskmine vanus 5 aastat. Ja kui me uurisime, et kui sageli siis külastatakse mängutubasid, siis enamlevinud vastus oli siis kord kuus või harvem. Ja sellele järgnes siis järgmise vastusena siis 2–3 korda kuus. Ja meil oli siis samamoodi olemas ka eetikakomitee luba selle uuringu läbiviimiseks. Kahjuks me ei küsinud vastajate sugu ja elukohta, mistõttu me ei saanud pärast siis teha võrdlus soolises mõttes ja vaadata, et kas on ka piirkonnast tulenevat eripära, sest et ka mängutubade osas on piirkondi, kus mängutubade osakaal on suurem ja see on piirkondi, kus mängutubasid üldsegi ei ole. No siin on hea näide, et kui Tartus on ligi 10 erinevat mängutuba, siis võrdluseks Valgas ei ole viimastel aastatel mitte ühtegi mängutuba, kus siis lapsed saaks käia. Tulemustes siis me jagasime lapsed erinevasse vanusegruppidesse ja mõnes mõttes oodatult kõige suurem vanusegrupp mängutubade külastuse osas on siis 1–4-aastased ja selle järgneb siis ka kohe 5–8-aastased ja küsimusel, et kui pikk on see aeg, palju mängutubades ollakse, siis aega veedetakse, siis keskmiselt umbes poole vastanute puhul tuli välja, et see on siis 2 tundi. 2 tundi on enamlevinud aeg, palju siis mängutubades ollakse, kui me mõtleme need, kes on siis ka lapsevanema rollis ja mõtlevad sünnipäevade pidamise peale, siis üks keskmine sünnipäev kestab ka kuskil 2–3 tundi. Ja siis uurimuse küsimuse peale, et kas ja kui paljudel juhtudel te jääte ise ka lapsega sinna mängutuppa kaasa, selles samas kõige nooremas vanusegrupis siis ligi pooled vanemad ütlevad, et nad on tegelikult samal ajal seal mängutoas koos lapsega ja sellel vanusegrupil ka kõige rohkem siis küsitakse, juhul kui nad ei jää sinna kohale, ka telefoninumbrid töötaja poolt, et vajadusel siis oleks võimalik ka lapsevanemaga kiiresti ühendust võtta. Mis oli positiivne või mitte positiivne, pigem just negatiivne oli see, et 80% siis ütleb, et tegelikult neile ei ole neid sisekorra eeskirju tutvustatud, aga need on seina peal nähtaval kohal olemas ja neil on võimalus neid lugeda ja küsimusele siis, et kui paljud on märganud üldse seda, et kas see töötaja, kes on mängutoas on, et kas ta juhib ka ise suuliselt tähelepanu nendele sisekorra eeskirjadele või kontrollib nende jälgimist, siis ligi 40% on seda ikkagi märganud, et seda tehakse ja siin me siis vaatasime ka erinevaid gruppe, võrdlusime omavahel ja kõige vanem vanusegrupp võrreldes teiste vanusegruppidega on siis selline, kus juba vanusegrupile nendele lastele endale ka tutvustatakse sisekorra eeskirjuga just seetõttu, et enamasti selle vanusegrupi lapsed on juba mängutubades enamus aega pigem ka siis täiesti üksinda või kui nad on ka sünnipäeval, siis põhimõtteliselt sünnipäeval ainult siis üks vanem või siis sünnipäevalapse mõlemad vanemad tegelevad nendega seal. Küsimusele, et kas te olete märganud, et töötaja sekkub laste tegevusse ja küsimusega sealtpoolt ka selle taustaga, et kas ka jätakse sekkumata, mis on need peamised punktid, on ikkagi seotud just omavaheliste tülidega, et kui lapsed lähevad niiviisi tülli, et nad ei suuda enam omavahel neid probleeme lahendatud, siis tuleb see töötaja sinna vahele, kui vahekohtunik üritab siis seda probleemi lahendada, vähemalt 19 vastaja hinnangul, samas 14 ütleb, et nemad on näinud, et töötaja nagu üldse ei sekku sellesse tegevusse. Või siis samamoodi, et kui lapsed on mitmekesi batuudil, siis osad vanemad 5 tükki toob välja, et nemad on näinud seda sekkumist ja ärakutsumist, samas 6 tükki ütleb, et nende meelest töötaja ei ole nagu üldse reageerinud. Ja kui me vaatame, üks küsimus, mida meid huvitas, oli see, et kuidas lapsevanemad siis hindavad
kas need viirushaigused või muud üldse terviseprobleemid, et kas need lastel on seotud mängutubade külastamisega, siis 36,1% vastajatest leidis, et jaa, minu lapsel tekkinud terviseprobleem või see viirushaigestumine on just seotud mängutoaga, et ta käis seal ja peale seda ta jäi haigeks. Ja kui me palusime siis täpsustada, et mis olid need haigused ja mis siis lapsel tekkisid, siis põhiliselt nimetati just ülemiste hingamisteede haigusi ja kõhuviirusi, aga olid ka siis sellised nii-öelda muud täpsustamata viirushaigused, ühel juhul tuulerõuged toodi välja, siis käe, jala, suutõbi, kes tõi välja silmapõletiku, see on nii, nagu seal vastajad siis kirja panid, molluskid, naaskelsabatõbi, lööve kätel ja niivõrd huvitav, kui see on ka siis üks vastaja seostas beebi seda roseooli tekkimist siis mängutubade külastamisega, aga see ongi lapsevanema enda nägemus ja arusaam, et miks tema meelest siis see laps parajasti haigestus. Ja on teada siis ka, et lapsed eri situatsioonides võivad sattuda olukordadesse, mis võivad lõppeda siis erinevate traumade ja vigastustega ja vastanutes siis 26% väitis, et nende lapsel või lastel on siis mängutubades juhtunud erinevaid traumasid, kehavigastusi ja 6% siis tõi ka välja, et nad on pidanud pöörduma selle traumavigastuse korral siis traumapunkti abi saama ja see on tegelikult päris märkimisväärne protsent, kes siis on mängutoas külastamise või seal atraktsioonidel viibimise tagajärjel mingisuguse vigastuse osaliseks langenud ja vigastuste altimad kippusid olema siis 5–8-aastased lapsed. Ilmselt võib-olla ka seetõttu, me muidugi seal seda ei täpsustanud, aga me võime eeldada, et eks nad on juba sellised, neil on see iseseisvuse teema ühelt poolt tekkinud juurde, nad on ka väga aktiivsed, kehaliselt liikuvad ja peamiselt, mis siis juhtub, on siis kokkupõrked teiste lastega, et joostakse omavahel kokku ja see põhjustab siis erineva raskusastmega traumasid. Aga ka kukkumised kõrgustest ja katkised atraktsioonid võivad siis samamoodi põhjustada siis erinevaid traumasid ja vigastusi. Ja mis puudutas nüüd puhtuse ja korra teemat, et kas ja kui palju on siis täheldatud seal puudujääke, siis 40,8% vastajatest siis ütleb, et nemad on näinud siis puudusi just puhtuse korra osas ja 27,3% on siis teavitanud töötajat erinevatest sellistest probleemidest ja põhiliselt, mis siis tuuakse välja, on ikkagi, et on katkised mänguasjad, üldse atraktsioonid on purunenud või et vaip on määrdunud, tualett on määrdunud, mänguasjad on määrdunud, need on need sellised probleemsed kohad, millele siis ka lapsevanemad tähelepanu juhivad. Aga kui üldiselt öelda, et kuidas siis ollakse rahul sellise mängutubade töötajate sõbralikkusega, üldine rahulolu mängutubadega oli tegelikult hea. 72,2% on pigem rahul ja enamasti ka töötajad on abivalmid ja sõbralikud, et selles mõttes on nagu üpris hea see olukord. Ja kokkuvõtlikult öeldes, et mis me siis leidsime? Et sisekorra eeskirjad on olemas, enamasti neid suuliselt ei tutvustata ja 1/3 siis on märganud, et töötaja sekkub laste tegevusse, kutsub neid vajadusel korrale, püüab neid probleeme lahendada ja mis siis on peamised probleemid, on just katkised atraktsioonid, katkised mänguasjad, samamoodi sellised määrdunud mänguasjad ja alla poole siis vastanutest neid lapsel esinevaid terviseprobleeme on seostanud just mängutubadega. Et see on see, mis me siis selle uuringu käigus teada saime. Aitäh!
Suur aitäh teile tehtud ettekande eest ja nüüd siis küsin. Kui tuleb näiteks mängutoa perenaine ja küsib, et andke meile siis 2 soovitust, mida vastata, kui vanemad seostavad näiteks, nagu te kirjeldasite, allapoole ainult, et vanemad just seostavad meie mängutubasid selliste haiguslike nähtudega, mitte katkiste nähtudega siis. Mis võiksid olla need 2 korrektset vastust, mida mängutoa perenaised võiksid lapsevanematele öelda? Mängutoa perenaised kõigepealt peaksid täpsustama, et milliste tervisehädadega nad üldse seostavad neid mängutubade külastamisi ja vastavalt sellele siis suunama täiendavalt infot küsimast, et enamus nendest tervisehädadest, mis ka siin välja pakuti, mitte kuidagi ei saa levida seal mängutubade vahendusel. Selge. Aitäh teile, teie ettekanne oli selge, lihtne ja arusaadav selleks, et tõestada ja olla tõenduspõhises äris. Aitäh, teadus teeb head. Aitäh!